Ja tere kuulama, Turundustund alustab. Mina olen Uku ja tänases episoodis räägime strateegilisest veebidisainist. Selleks läksin ma Futuristi kontorisse, kus räägin juttu Andres Kostiviga, kes on sertifitseeritud Google'i disainsprintide läbiviija. Head kuulamist teile! Tere Andres! Tervist! Räägime siis sellest veebide tegemisest ja rõhkun just nimelt strateegilisel veebidisainil. Miks seda veebi üldse nagu vaja läheb ja millest algab veebi tegemine? Jah, et võtame siis kohe küsimuse kaheks jupiks lahti, et võtta kõigepealt siis, miks üldse veeb või miks seda üldse vaja läheb. Et veeb on üks esimese asju, kui inimesed midagi guugeldavad üldiselt, siis nad satuvad mingit sorti veebilehtedele ja siis selleks tulemuseks võib olla siis mõne ettevõtte jaoks enda teenuste nii-öelda tutvustamiseks mõeldud mingi veebileht näiteks või siis võib olla sama hästi ka mingi Facebooki veebileht või isegi praegult, mis on nagu trendikamaks saanud, on sul ka mingisugune Google Business Profile'i veebileht. Ehk siis need veebilehti võib sealt nagu erinevad välja tulla ja küsimus ongi see, et kuhu sina kui teenusejuht tahad, et inimesed satuks, et nad sinu toote või teenusega siis tutvuks ja teeks mingi järgmise sammu. Ja teine ots on siis, ega Google ainult nagu mingitest nagu veebilehtede otsitulemusest ei koosne, samamoodi see üleval vajutad klõpsti, otsid hoopis piltide kaupa ja siis hakkad mõtlema, et aga näiteks ma otsin näiteks sõna teenuse disain ja siis äkki leian mingi pilte, kus ma ei tea, Uku räägib teenuse disainist ja mingil konverentsil ja veib kätega ja see pilt on nagu korralikult, nagu faili nimi on teenuse disaini konteksti pandud ja veel pimedate vaegnägijatele alt-tagiga rõhutatud, siis ta tuleb jälle pildi tulemustes välja. Või siis kolmandaks jälle siis läheb juba filosoofiliseks küsimuseks, et kui sa nagu veel et sinu toote veebilehel on mingi video, mis selgitab su toodet, aga see video sama tegelikult jookseb YouTube'ist ja samamoodi just kui inimesed lähevad kõigepealt YouTube'i, vaatavad su video ära ja siis lähevad sinu toote lehele. Et ma tänapäeval ütlengi, et nagu võib-olla miks veeb, siis vastus on jah, et Google'is see välja tuleks ja teistpidi, et milline see veeb on, et siis tegelikult räägime, et veeb on nagu natukene siuke nagu internetis leiduva nagu sisu agregaator tänapäeval rohkem kui vanasti rohkem siuke voldik on ju, läksin messile, voltsid lahti siukse läikiva voldiku. Et nüüd on muutumas jah selliseks nagu agregeerivaks. Kusjuures ma olen ka tähele pannud, et töötab videote peale just hiljuti ühele kliendile tegime mingisuguse kampaania või nagu mina aitasin kaasa ja siis Google'i analüütiksi tulemusi vaadates ja päris palju tuli nagu videost, tulid inimesi veebi. Et see on päris... Aga sa mainisid oma jutu sees seda Google'i profile... Business profile. Kas lihtsalt võib-olla kuulajad huvitab, et nagu kui tähtis see on või kas tasub teha? See on hetkel, ma ütlen, rämedalt tähtis. Sellepärast, et kunagi ma läksin tööle siukse noore nagana ja siis mul oli mingi siuke õpetuse tarkus nagu ülemuselt, kes oli nagu mentor ka ja siis ma tegin seal mingisugust ka nagu, ma ei tea, oli nagu ikka siuke natuke uljaspea või niimoodi ja siis ta märkus oli mulle, et jälgi ennast ennem kui teised sind jälgima hakkavad, on ju. See nagu et lihtsalt ja siis mõnes mõttes ma arvan, et tänapäevase veebisisuga tõmbaks samasuguse paralleeli, et oletame, et sul on veebileht ja Google otsustab ise sest veebileheküljest kokku korjata sinu lahtioleku, telefoninumbrid, teenused, pildid, videod ja ta ise ehitab selle juba täna tuimalt, eks ole. Ja siis sul on võimalus seda mõjutada ja see ainuke viis seda mõjutada, siis ühtpidi on jah, et sa konfigureerid oma veebilehekülje nii-öelda selle jaoks sobivamaks, et Google'il on seal parem võtta ja su telefoninumber on telefoninumber, mitte lihtsalt tavaline lihtsalt number, mingi kogus näiteks asju. Ja teine asi on see, et
business profile'i ja business profile on lihtsalt nagu Google'i poolt pakutatud blankett, kus sa siis ütledki, et need on minu ettevõtte pildid või teenuste pildid või toodete pildid, need on mu lahtiolekuajad, seal ma asun üldse. Et palju ongi suur viga ongi see, et poe asukoht on, füüsiline asukoht on ühes kohas, juriidiline keha on teises kohas ja siis see võib väga vabalt nagu Google peab nagu vale pildi kokku, et business profile'iga saad seda nagu üle lihvida ja Futuristil on samamoodi, on tegelikult on tavaline veeb ja business profile'i nagu veeb ka. Nii et kindlasti tasub ära täita, ma peangi minema ka enda business profile'i ära täitma, sellepärast, et tegelikult ei ole raske, ei ole valus üldse. Google'il oli, omal ajal oli veel mingisugune Google Websites, ma ei tea, kas see siiamaani töötab või ei tööta. Ma pole ammu käinud, ma olen siin aeg-ajalt ikka satun nende mingi Google Site something veebilehti, mida siis nagu tehakse ja. Minu arust see mingil ajal, siis ta pandi kinni või pandud kinni või mingi siuke häma oli selle. Et ma väga, väga valdavalt ma ei näe seda nagu samamoodi sai Wixis neid veebilehti teha või Vogue'is või Squarespace'is või mis iganes neid drag and drop veebilehti, et neid nagu alternatiive on nagu kõvasti juurde tulnud. Võrreldes sellega, mida omal ajal Google Sites nagu tegelikult tegi. Et see on nagu siuke põnev. Aga kui me nüüd läheme nagu veebilehe tegemise juurde, siis milline see küsimus on, et mina siin oma show notesides märkisin ära, et see küsimus on nagu miks, et kui sa hakkad veebi tegema, siis sa mitte ei hakka veebi tegema, et sa ei mõtle selle peale, et milline see veeb on, aga et sa küsid enda käest miks ja kuidas nagu sina kui oma ala nagu proff või millise küsimuse sina soovitad küsida või kuidas sa mõtled seda? Et kuulake saade lõpuni, et ma lõpus ütlen ka 3 nagu siukest võidu tippi ka, et mis, aga juba hüüan ühe võib-olla vaikselt ette, et tegelikult ärides või teenusosutajatel või tootemüüjatel alati üks põhimure on mingisugune nagu selles mõttes, et rahaline puudujääk oma äritegevuses on see siis, ma ei tea, kas sul on müügi kasv on väike või kasumlikkus on halb või üsnama, et kui alustada sõna nagu miks veeb, siis kõik projekti, mida mina lahendan või kõik disainid, mida mina lahendan, tavaliselt lahendab mingid äriprobleeme, mis on nagu reaalselt nagu rahaga mõõdetavad. Ja siis veeb on tegelikult lihtsalt üks tööriist sinu siis nagu ma ei tea, kas müügi võimendamiseks või kasumlikkuse kasvatamiseks või kulude vähendamiseks, et rea lõpus on alati nagu eurot tegelikult, et see on üks tööriistadest, et sa tead, et muid tööriistu siin, eks ole, saad siin turunduspoweriga, brändipoweriga, eks ole, kliendi käitumist mõjutada, et samamoodi on lihtsalt veeb üks nendest nagu tööriistadest. Ja siis otsustad ka, et näed, et minu mure on, ma ei tea, üks hea case oligi üks suur elektroonikapood. Neil oli reaalne probleem, et neil oli umbes teatud tootekategooriates oli aastas 50 000 eurot müügikäivet nagu vajaka ja mitu aastat järjest oli see probleem ja siis küsiti, et mida me teha saaks, siis me ütlesime, et ilmselt teil nagu elektroonikamüügilt on katted pisikesed, nagu ma siin internetis loen ja see asi võiks teil IT-maailmas tänapäeval paari aastaga tagasi teenida, eks et siis sealt tagasi saab hakata arvutama investeeringut probleemi leevendusse ja loomulikult veeb üksi mitte kunagi ei tööta, et veebi tuleb siis hakata nii-öelda nagu võimendama, on siis nagu läbi reklaami või läbi otsimootori optimeerimise, et see efekt tavaliselt tuleb umbes 3 kuud kuni poole aastat, aga jällegi siis on mõõda, et siis hakkab pihta, et ikka kuni selle osta nupu vajutamiseni, et mis siis nagu toimus. Et seda saab selgida. Aga ikkagi tuleme selle inimese juurde, kes tegelikult, ütleme ettevõtja juurde, kes tegelikult nüüd seda veebilehte hakkab tegema, hakkab planeerima, ta teab, et tal on vaja, et nagu millise või kuidas tema lahendab selle küsimuse, et miks tal seda täpselt vaja on, kas see äriline eesmärk võib-olla igal ettevõttel ei ole nii selge, et et meil on 50 000 eurot aastas vajaka, et kuidas ta müügikäivet on näiteks vajaka, näiteks meil lihtsalt rida ütlebki, et müügikäivet on puudu, on ja. Kus kohast ta seda probleemi otsima hakkab? Ta ikkagi, ma pole mitte
kunagi väga sattunud ühe kliendi otsa, kes hommikul ärkab üles ja ütleb, et ma vajan uut veebilehte oma firmale. Et tavaliselt on siis ikka, isegi Futurist vajab täna uut veebilehte endale, aga selle uue veebilehekülje nagu lähteülesanne ja kontseptualiseerimine võib mõnikord nagu aega võtta, siis nimetatakse siis eelproduktsiooniks või ettevalmistuseks või kutsu, kuidas tahad. See on natuke ülemõtlemine ka võib-olla. Ja täpselt, et see kingseb ja kingad, eks. aga noh, alati võiks nagu tahta, aga siis jälle mina nagu vaatan, et okei, et minu veebileht on ka tegelikult 1/3 on võib-olla nii-öelda klassikalises mõttes müügiflyer, mis siis nagu kutsub midagi tegema või noh, vaata mu töid või ma ei tea, võtta ühendust. Ja 2/3 on tegelikult sisu agregeerimine, Futurist teeb nagu fantastilisi blogisid ja ka podcast'e, kasvuminutid saadet ja tegelikult siis ta noh, mõnes mõttes tuleks hoopis sinna veebileheküljele läbi blogi või läbi podcast'i või hoopis teist teed. Aga üks aspekt on ka nagu see, et mitte mõtelda võib-olla niimoodi, et miks seda vaja on või millisesse ärisuunda meil seda vaja on, sest tavaline ettevõtja ütleb nii, aga meil on igal pool vaja, meil on kõiki asju vaja promoda, et tegelikult võib-olla peaks mõtlema hoopis niimoodi, et aga mida inimene sealt saab. Et see on nüüd see UX, tead, räägi äkki korra selle hästi selgeks, mina olen neid sõnu väga palju kuulnud, eks ole, aga ma arvan, et äkki mõni ei tea, mis see UX ja UI on. Haibi sõnad, eks ole, et on olemas isegi automudel Lexus UX, ma vastasin, et täitsa müügil, kes huvi tunneb, aga UX hakkab siis sõnast inglise keeles user experience, ehk siis otsetõlge eesti keelde oleks siis kasutaja kogemus, eks mina olen siis UX disainer ja teistpidi. Ja teine asi, mis siis väga palju kõrvalt tihti läbi jookseb, on UI. Ja UI on siis nagu kasutajaliides, et kasutajaliides põhimõtteliselt on lihtsalt, sul võib olla see visuaalne või heli või mingi nupp, eks ole, mingisugune inimene interakteerub tehnikaga, kas siis veebilehekülje kaudu või äpi kaudu. Ja siis mõlema jaoks on omad tööriistad, omad sellised mallid templiidid, mida kasutatakse, et UX on rohkem selline siis UX-i fookus on tavaliselt kiirprototüüpimine ja võimalikult vara selle kiirprototüüpimise testimine lõppkasutajatega, et vara ja odavalt teada saada, et asi ei tööta. Sa juba ära programmeerid selle, ma ei tea, 20 või 30 000 eurot hiljem ja siis programmeeritud asja katsetame, siis sa teada, et ei tööta. Siis on elu on näidanud, et siis muutuvad teenusejuhid murelikuks, sest eelarve on otsa saanud, aga kiirprototüüpimise tavaliselt saab mingi, ütleme, ma ei tea, 5-10 korda soodsamalt nagu ära teha ja varem teada saada. Ja UI poole peal, teame kõike pigem sellist ilu ja stilistikat tänapäeval, ehk siis, et seal on nii fondid kui ka värvid ja kontrastid ja kõik sellised asjad ja tegelikult ka ligipääsetavus. Minu vaates tänapäeval, mina sätiks selle UI kasti, et see on niisugune ka hästi oluline. Ma ütlen see hästi spetsiifilise asja, just viimati endal ühes veebis asendasin kõiki JPG pildid, asendasin siis sellise laiendiga nagu webm. Ja selgus, et vanemate brauseritega see asi ei avane mitte ainult siis PC, vaid ka meie kuulus ja kallis Apple ei suuda seda avada. Et selles mõttes see on ligipääsetavus, eks ole. Lähed lehele, vaatad, pilt ei ole. See on nagu UI, jah? Jah, et minu user interface'i viga järelikult. Põhimõtteliselt küll jah, et mina interakteerun tehnikaga, et siis põhimõtteliselt human machine user interface, siis ütleme siis nagu läheme 70-ndatele ISO standarditesse, kus siis juba tehti kirurgidele ja lennukipilootidele ja igasuguste muudel missioonikriitilist ametit tegelikult on ISO standardid 70-ndatest juba. Et human machine interactionist hakkab nagu pihta, et sealt on see UI nagu tuldi, et see võtnud kaasa hästi kõvasti stilistilist mõjutust. Nii heas kui halvas, et on ka on hästi palju ilusaid asju, mis on tehtud, mis tegelikult lihtsalt ei tööta. Inimesed ei saa aru. Täpselt. Ja ma ise olen ka ennast, ma olen väga oma elus olnud väga kriitiline ja ma olen ka samas vaadanud enda veebi selle pilguga, nagu värske pilguga, kui sa tükk aega oma enda veebis pole käinud ja vaadake uhu.ee, siis tuleb tagasi vaatad, et pagan, kuidas ma seda nagu kohe ei näinud, aga et siin ongi nagu küsimus selles, et disaineril tekib see nii-öelda pimedus, et ma ise ei näe enam neid probleeme ja see on muideks reklaamiduses nii palju, kui ma olen reklaamiduses igal pool, eks ole, on see sama
selle jaoks oli sul väga hea tore kolleeg reklaamides, oli art director, ehk siis ära kunagi jäta loovinimest üksi disainima, et alati peab keegi olema, kellega mõtteid põrgatada, kes ka on nii-öelda sama nagu suuna peale, et siis tavaliselt tuleb nagu head nahka, et kui sa üksi jääd disainima, et siis on ohtlik. Kusjuures ma vaatasin seda upgrade poodi ja ma ei leidnud sealt endale midagi sobivat seadet, mida ma oleks tahtnud osta, aga tähendab, nüüd võiks öelda, et see oli ju negatiivne kogemus, tegelikult ei olnud. Tegelikult ma suutsin need kategooriad sealt kõik läbi vaadata ja ma sinu neid show notes'e läbi töötades enne selle episoodi salvestamist. Ma just nimelt nagu leidsingi seda, et aga ma kammisin selle kõik läbi ju suhteliselt kergesti, nii et see, midagi oli, mis nagu võib-olla, mul ei tulegi hetkel meelde, aga jällegi juba see, et ma jõudsin selle vastuseni, siin seda ei ole. Tegelikult see on ju väga suur samm, eks ole. See on umbes sama asi, kui mina jalutan Euroniks, siis pühapäeval vahepeal mul, minu jaoks on mingi Euroniks mingisugune aastaringne tehnikamess põhimõtteliselt, et ma siis jalutan seal ülemistest läbi, seal on see vahvlilõhn alati ja siis on see jäätismasin ka, kõik on nagu seotud, aga midagi juhuslikku siin maailmas ei ole, ja lõhnageneraator seal paganama Euroniksis aga ma teen tiiru peale ja ma võin seal 5 korda käia niimoodi, et ma mitte midagi nagu ei osta ja siis üks hetk nagu näe, mul on mingit monitori või näiteks vaja ja siis on, et see natuke pigem ma arvan see, mis sina, et e-poodides kolamist võiks siis nagu samamoodi võrrelda nagu ka füüsilises poes kolamisega ja kui sa e-poes ütlesid, sa said nagu tiiru peale tehtud, said ülevaate, mis üldse olemas on, aga hetkel ei ole vaja, et tegelikult see ei ole alati halb. Et selles mõttes, aga... Nii et tegelikult võibolla kuulajale siis tooksime siia sisse veel ühe nagu lihtsalt sükse mõõtme ja see mõõde on siis see, et ega e-pood ei peagi sükke olema, et see konverteerub kohe nagu müügiks, vaid tegelikult eestlane, nagu me teame, on üsna pika vinnaga mees, eks ole, või naine kaalub ja vaatab ja tegelikult kui seal poes, kui sinu e-poes hea kuulaja, on hea kolada, kui sinu teenuste lehel on hea kolada, hea mõnus käia, juba tegelikult siis on see pool võitu juba käes. Ja ma arvan küll jah, et ma samamoodi siin abikaasaga käib ka kuskil poest, ta käib mingi 3 tundi mööda mingisuguseid riiete poode ja siis ütles, et ülevaade on teha peal, ma ei vaja mitte midagi, mul on kõik olemas, näed täpselt, e-poes ilmselt sama asi on ja jällegi võin nagu vastu põrgatada oma naise sükest kasutajakogemust, et et mul on tavaliselt niimoodi, et ma ei tea, kus kohast neid, ma ei tea, aknaid või mingisugust värvi või asja saab, siis on nagu kusagil 10 minutit on vaikus süke, klahvipuru lendab, eks ole, ja siis peale seda on mul nagu kõik selge, tuleb kusagil 10 minutine ettekanne, naine teab täpselt, eks ole, aga jällegi see on meeste ja naiste erinevus, et tegelikult naised on hästi põhjalikud, mehed on võib-olla natuke siuksed pinnapealsemad, et jällegi, kui me läheme tagasi selle veebi tegemise juurde, tundub, et me läksime teemast kõrvale, tegelikult ei läinud, et inimesed ju sirjuvad veebi, siis tegelikkuses tuleb arvestada ka sellega, et milline on see sihtgrupp, kes jällegi ja kuidas sihtgrupp nagu ennast defineerib ja kui palju ta seda erinevat täpset informatsiooni vajab. Sa oled siin ära märkinud show notesides HTML H1 pealkiri, ma kohe kibelen küsima, et nagu H1, nagu H3 nagu ei ole enam üldse teema või H1. Ja ütleme jah, et väga lihtne asi, et näiteks kui sul on e-pood ja sul on tootekategooria, sa müüd siis näiteks muruniidukeid ja gaasigrille siis näiteks, tinglikult praegu on suveaeg ja siis sul on mingi gaasigrill ja siis saavad see gaasigrilli, et see on nüüd see tootelehte sa saad osta, et siis nüüd see gaasigrilli nimetus võiks olla siis seal veebileheküljel ikkagi reaalselt nagu H1-na, siis ta on nagu guugeldamise mõttes kõige parem. Ja teine asi, mida siis kohe Google'i nii-öelda robotikesed nagu otsivad, on siis esimest nagu paragrahvi, mis on kasuliku sisuga, ehk siis nemad otsivad siis kohe sealt peaks olema, et esiteks eesti keeles ja väga palju, ma arvan, siin 3 e-poode on ikka mõnusalt ikka ingliskeelsete tootetekstidega, ma siin-seal komistan otsa, et täitsa üllatus ja siis ja miks mitte ka näiteks, et kui te ei ole nagu ressurssi seda kõik asja inglise keelde tõlkida, siis kas või minugi pärast tehke siis esimene lõik nagu näiteks eesti keeles,
paragrahvis B-tag on siis, B-tagikene on siis nagu HTML koodis ja siis teine lõik näiteks on, öeldakse siis nagu mingi specifications või mis iganes või more ja siis sa võid siis seal nagu inglise keeles kirjutada. Siuke hea tipp on. Võta nüüd sa kohe juba vastasid minu küsimusele. Ma ka just mingisuguse e-poes käin oma seda tehnikakola vaatamas ja nagu käin, olen see tüüpiline eestlane, eks ole, vaatab, käib 80 korda ennem. Ja seal ongi üks jutt on eesti keeles alguses ja pärast tuleb specification on nagu inglise keeles. Nüüd ma saan aru, miks see nii on. Et tegelikult e-poodnikele ongi võib-olla siis ka see nõuanne, et kui sa tõesti ei jaksa ära tõlkida absoluutselt kõike seda ja kirjutada ilusaks, et siis tegelikult väga hea nõuanne Andrese poolt, et kirjuta see esimene lõik nagu eesti keeles ja maakeeli. Mingi 3-4-5 lauset, et mis see on, kuidas töötab, mis kasu see on. Ja ongi kõik, jah. See on nagu väga selline hea nõuanne ja mul on ka siuke tunne, et neid siukseid väikeseid nõuandekesi oleks tegelikult väga nagu palju jagada. Aga siin selles episoodis ma tahangi just nimelt tuua seda strateegilist mõõdet sisse ja selle küsimuse mõte oligi nagu see, et tegelikult see miks küsimus, et miks seda veebi vaja on, tegelikult ta koosneb niivõrd paljudest komponentidest ja ettevõtjatel on ilmselt olemas ka nagu oma mingisugune nägemus oma valdkonnast, kuigi ma tean ka seda, et vahel see küsimus on vastamata ja seda miks küsimust vastatakse veebi tehes, kuigi tegelikult sellel vastus peaks olema juba eelnevat, aga see võiks olla siis teenuse disain, ma ei tea. Sellele eelneb jah, et isegi ütleme, ma olen isegi näinud siukest protsessi nagu tooteturunduse strateegia ja kui ma hakkasin nagu sinna sisse puurima, et mida siis nagu tehakse, siis ma vaatasin, et täitsa tavaliselt teenuse disaini asjad on kliendi intervjuud, kliendi vaatlused, olemasolevad klienditeekonnad mingi teenuse piires, soovitata või uued klienditeekonnad, mida nagu plaanitakse, analüüsitakse, et siis minu jaoks küll suur turundusstrateegia, võtsin juppideks lahti, vaatasin, enamus on teenuse disaini komponendid, et heal lapsel nagu palju nime, aga jällegi teenuse disain minu jaoks koosneb ka siukest nagu, nagu lauamängude hunnik, et siin on nagu Tsirkus, Alias, Reis ümber maailma, Monopol, et sa võtad siis teenusdisaini tööriistakastist mingi lauamängud, et selle workshopi ära, see on mingi tulemus ja tavaliselt siis nagu sama probleemi pihta on hea nagu teenusdisainis mitut erinevat lauamängu mängida, ehk siis aru saada, et kas lahendamise hüpotees on samasse suunda kui erinevate inimestega erinevaid lauamänge mängida, kuid sama probleemi pihta. Kas see on mingi see teema, mida sa oma Google Design Sprintsides ka nagu puudutad või? See on jah, et Google Design Sprintid on tegelikult sündinud ju ka teenuse disaini tööriistadest ja disaini mõtlemise filosoofiast, mis laiemas plaanis ikkagi ju räägib sellest, et sul on mingi reaalne äriprobleem näiteks, ma ütleme siis, veebileht on puudu näiteks või nagu tootele eksisteeri veebilehte võiks olla, aga täna ei ole näiteks. Ja ta on näiteks, toode on hinnakirjas lihtsalt, aga tal ei ole veebilehte. Et siis nagu sealt täpselt samamoodi, et disaini mõtlemisest et sa kohe alguses peaksid kuidagi oma kliente vaatlema, intervjueerima, et aru saada, et mis tähendab, et seda veebilehte näiteks ei ole või mis nad nagu puudust üldse tunnevad. Ja siis tegelikult sina hakkad uurima võib-olla selle kohta, et kas veebileht aitaks neil ostuotsust nagu paremini nagu paika saada, aga selle intervjuu käigus tuleb 10 muud asja välja, mis siis nagu on nagu öeldakse pärlid või sellised, mis annavad sul vihjeid, ma ei tea, juurtemüügiprotsessile, ristmüügiprotsessile, kordusmüügiprotsessile, protsessi on päris palju. Ja sealt edasi, jah, disain mõtlemine ikka keeldab, et sa teed siis vaatlusworkshopid, sa teed ajurünnakud ja siis sa prototüübid lahenduse ja siis uuesti korjad tagasiside ja see tsükkel hakkab uuesti tööle, ja teenusdisain on sealt tulnud lihtsalt, et selline hea asi. Tundub küll jah, ja tundub ka seda, et see on kohe eraldi episoodi teema, teenuse disain, sellepärast et sageli paljud ettevõtjad võib-olla esimeses etapis ei saa aru, et kus see teenuse disain ja mis see teenuse disain, aga tegelikult kohe sel hetkel, kui sa hakkad lihtsalt küsimusi lahendama, tuleb see ette. Nii, aga läheme edasi oma strateegilise selle veebi tegemisega ja tegelikult ikkagi on nagu see küsimus, et aga kuidas see veeb siis ikkagi tekib, et võib-olla siis, et mis sina arvad, et kuidas tekivad need esimesed ideed ja layout'id ja need veebikülastaja teekonnad, mida ta nagu füüsiliselt näeb oma ekraanil? Just. Et seal on minu vaates olnud 2 erinevat nagu suunda, mis ma juba välja tooks, jah.
et siis üks suund on, et midagi tehakse olemasoleva baasil. Ehk siis näiteks, noh, ma võin hüpoteetiliselt öelda näiteks, et Telia täna pakub mingit TV-teenust, internetiteenust, ma ei tea, müüb e-poes mingit tehnikat ka ja nüüd nüüd ma hakkan nagu tervishoiu valdkonnas, Telia tervishoid, whatever, eks ole. Ja nüüd, et selleks, et Telia näiteks tervishoiu jaoks mingisugust veebi hakata disainima, siis ma tegelikult vaatan, kuidas teistes valdkondades on nagu, noh, tooted esitletud, kuidas kas on alguses on avalehel kohe üleval mingi bänner mingisuguse väärtuspakkumise tekstiga, kas seda video järgi ei tule, kas räägitakse mingitest teenuste paketeerimistest või mitte, kuidas on soovituste visualiseerimine, kuidas on usaldusväärsus üldse disainitud. Ja siis võtan selle kõik nagu teadmiseks ja proovin siis näiteks uuel veebil siis võimalikult palju nagu vanu tükke kasutada mõnes mõttes. Ja võib-olla selle variatsioon mõnikord nagu niimoodi, et näiteks tahetakse olemasoleva teenusele nagu suunamuutus teha. Ehk siis startupi maailmas kuulus password pivot, eks ole. Et järsk suunamuutus ja siis tegelikult siis ka võetakse olemasolev veeb natuke aluseks ja tehakse ümber. Nüüd see raskem asi tuleb tavaliselt nagu täitsa tühjalt kohalt, täitsa uue asja tegemine. Ja siis ma hakkan nüüd mõtlema, et tegelikult kui me räägime täna sellisest flyer tüüpi veebist, et mis on meie väärtuspakkumine, tehtud tööd, ma ei tea, meid soovitatakse, osta minult nagu mingit toodet või teenust. Et siis selline asi ju tegelikult täna on veebile need templiidid lääs plaanis olemas, et sa paned, ütleme, ütled näiteks tootelehe struktuur, paned Google'isse product page structure 2022 ka, äkki mis nagu trendikamad product page structure ja tihti tuleb siis mingisuguse Quora või mingisuguseid nagu või WikiHow või mingisuguseid asju, ja tegelikult neid uuendatakse kogu aeg ja tegelikult, et see tootelehe struktuur kui selline ei ole nagu mingisugune midagi nagu ja see on sel lihtsalt põhjusel, et Google on selle nii paika loksust, nagu seda peaks enam olema. Et sul peaks tulema kohe nagu hash-ühena see väärtuspakkumine, sul peaks põhimõtteliselt jah, sealt edasi peaks tulema kohe mingisugune tekstilõik, mis selgitab, et mis see on, mis kasu see on ja kutsub ostma, eks ole. Ja sealt edasi on siis kõik, mida üldiselt tehakse ongi, et mida kallim on toode, siis on oluline disainida siis usaldusväärsust. Et ma lähen mingit täiesti mingi suvakas poest endale nüüd 500 € gaasigrilli ostma, siis ma mõtlen, et aga nüüd 500 € kannan üle pangalink, saan see gaasigrilli kätte üldse või näiteks, aga okei, mingi Mobla case'i võib-olla võid mingist suvakast poest 7 € osta, et siis riskid, et okei, jään rahast ilma, mis seal ikka, eks ole. Aga see usaldusväärsuse disain on nagu hästi kallimatel asjadel nagu üsna suur vaev ja katsetamine. Aga et siis ma ütlesin, et kus pihta hakata, on olemas product page structure 2022 näiteks guugeldada, et siis saad nagu struktuuri kätte, et kuidas nagu tooteleht, erinevad tüüpi tootelehed on, kas on rohkem e-commerce või rohkem teenus, et selleks on olemas templiidid. Ja laias plaanis siis teine on siis, ma arvan, sinu siuke suurem leib on siis sisuarhitektuur ja copywriting. Ja siis seal siis põhimõtteliselt ikkagi, kuidas esimeses kolmandikus klient üldiselt võiks nagu saada hea ülevaate, aga hästi tugeva call to action'i nagu juurde uurima. Ja siis ülejänus 2/3 siis talle siis tehakse sükest leiba ja tsirkust juurde, et siis ma arvan, et ühtpidi on, see on 2 poolt, mida sisusse tavaliselt siis üritada panna, et ühtpidi on nagu kliendi harimine mingit pidi. Seda tavaliselt tehakse, mingisugused teenuste puhul on mingid case study'd näiteks või mingi IT-teenus või ma ei tea, siin startupidel. Ja teistpidi on siis kas kliendi harimine, siis võib-olla mõnikord ka siuke nagu soovituste ots ja siis soovituste mehhanismid on kas Google'i soovitus, indeksid, mingid rekomid või mingid muud asjad, et on variante, kuidas usaldusväärsus nagu ja soovitusi kujundada. Aga ikkagi ülemine ots peaks kohe, ja tegelikult see on kriitiline, et kui sa Mobla vaates kerid, siis kuskil 2-3 kerimisega sul peaks saama väärtuspakkumine, mis see on, mis kasu see on, mis kasu see annab, call to action, mingi väike harim moment, et see võiks tegelikult paari ekraani kerimise peal olla, seepärast arvuti vaates ma räägingi, et ülemises kolmandikus peaks nagu see asi nagu juba
point paigas olema. Okei, aga see on nagu päris hea nipp, et võib-olla, et sa ei hakkagi mitte mõtlema, et mis seal peaks olema või siduma seda veebi, näiteks tootelehte või siis e-poe lehte oma struktuuriga või ettevõtte struktuuriga, vaid et sa hoopis otsid template'i, mis lahendab täpselt sinu valdkonna, sinu kategooria, kas toote või teenuse nagu selle ülesande ja vajaduse ja sealt hoopis nagu hakkad lähtuma oma selles kuidas see layout siis tekib. Just, ja ma rõhutakski kuulajatele, et ma ei räägi tegelikult disaini template'ist, mida võtame mingi WordPressi template'i, teeme template'i veebi, võtame WooCommerce'i e-poe, võtame mingi template'i, et tegelikult ma räägin, et ikkagi on teksti kujul nagu bulletitena või siis listidena nagu öelda, mis järjekorras mingid asjad peaks nagu olema. Ja siis see struktuur on tegelikult tähtis ja siis see visualiseerimine, see on disainerid tegevad kompositsioonide loomisega, kõigepealt üritavad midagi disainida, mis neile meeldivad alustuseks, siis testida inimeste peal, kas nad saavad aru, ei saa aru, kompositsiooni nagu ümber sättida, et see on nagu faas 2 nagu kindlasti. Aga nüüd mul ikka kibeleb üks küsimus, et ma olen ise ka olnud sükeste väikse mõõduliste veebide tegija üsna mitmel korral ja väga erinevates rollides selles protsessis, ja tavaliselt tekib see küsimus, et mis seal esilehel ikka peaks olema? Mis sina arvad, Andres, mis seal esilehel siis olema peab? See peab olema, ma käisin just Elvise filmikinos vaatamas ja seal oli see Elvise manager, tema nagu kolonel Tom, et tema nagu suurim süke püüe oli, et tema tahtsid nagu kõige suurimat show'd maailmas kuidagi nagu leida, otsis, ma käis mööda maailma ringi või mööda Ameerikat, et leida kõige paremat show'dist, nägi Elvist laval ja siis ta sai nagu kõige alguses sai aru, et see on nüüd kõige parem show. Ja siis minul on väga lihtne küsimus ka avalehel, et mis on nagu kasutaja jaoks mingi väga hea show ja põhimõtteliselt seal on siis võib-olla siis niimoodi, et okei, alustame baasasjadest, ta guugeldab midagi, satub su veebile, tal tekkis huvi ja kui ta nüüd näeb, et hoopis täiesti teist asja pakutakse seal ja siis ta laseb seal jalga, mida me tänapäeval teame Google Analytics siis bounce rate'ina, ehk siis kui seal kolmandik inimesi jääb paar minutit su veebil nagu uudistama, et see on üldiselt hästi, aga kui seal see suurem hunnik nagu ikkagi jalga laseb, et siis ilmselt on halvasti. Ja nüüd küsimus ongi, et ta sinna püsima nüüd jääks natukeseks, et siis ma peaks hakkama nüüd neid mingit meelelahutust pakkuma, on see siis esiteks kas mingi visuaalne, mingi väike video, mida vaadata, et ta saa nagu, et mida teha selleks, et ta seal püsiks natukene. Ja teistpidi, mida ka see teha, ta saaks mingi kasuliku info kätte. Et see on natuke, ma arvan, siuke loov asi, aga üldiselt, kui ma vaatan täna sellised nagu startupide lehti, et mis tegelikult on üsna siuke tavaline asi, mida nagu tehakse, siis ikka sul on punkt 1, on mingi pilt. Pildi peal on väärtuspakkumine nii-öelda hash-1-na, ehk siis meie aitame oma tooteteenusega sind selle ja sellega. Ja siis sealt edasi järgmises lõigus üldiselt tuleb see paragrahvina siis väärtuspakkumise lahti selgitamine, aga seal on minu meelest väga suur mäekõrguna vahe, ma arvan, see on ilmselt sinu valdkond, kas see on tehtud sellise lõbusa tekstina või see on tehtud mingisugune juriidiline tekst, mida tavaliselt ma olen nii palju näinud, kuidas on teenusejuhid on väga-väga äri ja siis see väga äri on tihti väga-väga lepingud ja siis nemad nagu arvavad, et kui nemad siis oma nii-öelda lepingu või mingi ärijutuna oma teenuse lahti selgitavad, millest nemad saavad väga hästi aru, neil on nagu kõik super loogiline hinneviis ja see läheb nagu testid 3 kasutaja peal ja siis see on lihtne test tegelikult, see on avaleht, vaata veebi, ma ei tea, minut või 2, pane tühi brauseri tab ja siis küsidki, et mis sul meelde jäi, mis oli väärtuslik. Ja kui ta seda suure higi ja vaevaga kokku kirjutatud väärtuspakkumise paragrahvi sisu nagu pointi nagu ära ei räägi, siis ongi mööda. Tuleb ümber kirjutada. Täitsa nõus.
ma olen seda ka mitmel korral näinud ja võib-olla see on ka tavaline, ütleme see inimese loomuses, et siis ta võib-olla pabistab nii väga või tal on niisugune vastutusrikas tunne, et ta tahaks seda teksti võimalikult korrektseks panna, aga tegelikult siin sa tõid väga hea sellise metafoori selle Elvise show näol ja see mõte mulle väga meeldis näiteks selle puhul, et see peakski olema nagu maailma kõige parem show, see muidugi jätab hästi palju otsi lahti, aga jällegi, et tegelikult selline ülesande püstitus on annab tunduvalt suuremad plaanid. Jah, tõepoolest, kui võib-olla müügijuht õhtu enne magama minekut loeb siis Riigi Teatajat, siis loomulikult tema tekstid tulevad siuksed juriidiliselt on kõik korras, aga tegelikult mitte keegi mitte midagi aru ei saa. Sellest on väga kahju ja teisipidi jälle ei soovita mina ka, ütleme, reklaamiinimesena hakata, kui sa ei ole reklaamitegija, sina hea kuulaja või kes sa tahad mulle veebi teha, et mõtled, millised tekstid peaks olema, et siis soovitan nagu mitte üritada nagu pakkuda mingit väga mahlakat reklaamteksti, siis tavaliselt sellisel puhul, kui sa ei ole reklaame teinud, reklaamiteksti kirjutanud, siis ma ei soovita. Nad võivad kukkuda sellised lapsikud välja või sellised, võib-olla natuke mööda, et see soovitan ikkagi pöörduda copywriterite poole, kes suudavad ja mina muideks ei ole copywriter. Tuli välja. Ja, et kui sa võrdled minu ametit, siis mina olen loovjuht ja kui sa võrdled, aga mis sa teed, kui sa loovjuht oled, et siis loovjuhti võib võrrelda siis orkestris dirigendiga, et ega dirigent nagu Vivaldi Kevade dirigeerimise ajal ei jookse ju siis esimese viiuli juurde ei hakka seda mängima, et see esimene viiul on nüüd copywriter, aga dirigendi asi on siis nagu see kõik nagu kooslus koos hoida ja väga vale arvamus on, et copywriter võib saada loovjuhiks, aga loovjuht oma protsessis ei tohi mitte mingil juhul hüpata timpani juurde ja lüüa seda, eks ole, ehk siis teha mingit juhul, kuigi ta võib seda osata. Nii et minu ülesanne on alati nii-öelda seda tervikut koos hoida ja see on hoopis teist laadi ülesanne, aga tegelikult nagu filmides kunstiline juht. Kunstiline juht on hoopis teine asi jälle. Okay. No siis produtsent. Disainer, produtsent on ka teine asi. Okay. No, produtsent on jah, võib-olla kunstiline, ütleme, loovjuht ja produtsent on nagu midagi sinnapoole. Midagi sinnapoole, jah, aga jällegi alati on protsessides see, et on olemas inimesi, kes oskavad ühte asja väga hästi. Ja tavaliselt veebide tegemisel võib-olla kuulajal on ka taoline koht tulnud, et võetakse üks spetsialist ja siis võetakse teine spetsialist, aga tegelikult see tervik kuidagi nagu kukub logisema, sellepärast, et nad ei suuda mõtelda seda asja kokku, et näiteks väga hea tekstikirjutaja, siin samas turundustunni episoodis olnud ka Tiina Nuum, kes väga toredasti ja praegu me teemegi temaga täiesti, ma ei tea, kas spontaanselt või kuidagi ühe kliendiga koostööd, kus ta kirjutab tekste, tõesti väga nauditama vaadata ikka päris professionaalse tekstikirjutaja tekste. Ja, väga äge. Aga keegi peab olema, kes seda kõike nagu koos hoiab, kõik nii strateegiliselt kui stilistiliselt, et võib-olla see on siis nagu filmilavast? Jah. Sinnapoole? Midagi sinnapoole, jah. Just, okei. Jah, et filmi tegi, aga loovprotsessi lavastaja. Filmidest tuli juttu, siis tegelikult palju õnne, sinul tuli just äsja sinu esimene premiere. Filmi nimi oligi Crush, nagu purustamine ja armumine, et mõlemat pidi saab lugeda Eesti noorte släng, et crushib kedagi. Ja tegelikult ma vaatasin seda filmi just nimelt selle nii-öelda loojutustamise mõttega ja loojutustamise vaates ja minu arust oli nagu väga, väga huvitavalt ja mahlakalt oli ta tehtud just nimelt nii, et hea kuulaja, mine kindlasti otsi Crush ja lühimängufilm Andres Kostiv ja Crush K-R-U-S-H. C-H-R-U-S-H. Purustama nagu. Nii et mina otsi üles ja vaata seda, minu soovitus on, kommentaar on sinna juurde, vaata seda kui lugu. Loo jutustamist. Nii, aga läheme oma episoodiga edasi, sellepärast, et muidu teemasid on tegelikult niivõrd palju ja tahaks nagu kõigest veel muudkoga lähemalt rääkida. Me rääkisime siin episoodi alguses sellest, mis on UX ja mis asi on UI ja user interface. Tegelikult veebide tegijatel pole kunagi maailma ajaloos olnud niivõrd suurt vastutust, kuid tänapäeval, mida rohkem tuleb erinevaid seadmeid, seda rohkem peab olema erinevaid vaateid. Juba vanasti ma siin aitan ühel kliendil mingisuguseid neid kampaanialehti teha ja vanasti oli ühte pilti vaja. Täna ma vaatan, et täna 2 pildiga hakkama ei saa, oleks vaja 3 pilti, sellepärast, et osad ekraanid on siuksed, ikkagi seina suurune ja teine ekraan on siis siuke, et nüüd võib-olla ta tahab
kella pealt seda vaadata. Ja mina ei varsti kella pealt vaadata, ei ma naljata jah. Et... graafilised detailid ja kõik see maailm, kuidas see nüüd nagu kokku jookseb sinna selle veebi tegemisse, mis on see sinu vaade siin? No võib-olla alustaks jah, et näiteks see sama Upgrade'i e-pood, mille üle me siis nagu väga uhke olime, kus nagu toote- ja teenusejuht andis ikka vabad käed nagu nii me lähtusime ikkagi selle hästi tugevalt ligipääsetavusest, kuna ka ikkagi varsti tõesti iga 4. inimene Eestis on tegelikult 60-65 pluss vanuses ja tegelikult neil on nagu reaalselt nagu ostujõudu, nagu mingid asju reaalselt osta võrreldes mingi ülikooli õpilasega, kes seal maksab õppelaenu, kellel ei ole üldiselt ostujõudu. Ja tihti magatakse maha tegelikult, et neid kliente nagu teenida tegelikult, ligipääsetavus on nagu asi. Ja siis seal disainiprotsessis me ikkagi hästi tugevalt nagu vaatasime, et meil oleks kohe alguses kõigepealt mobiilivaade fookuses. Me alustasime kogu disainiprotsessi mobiilist, testisime hästi palju lõppkasutajatega üldse mobiilis, kuidas teha kõige parem nagu kasutatud tehnikaseadmete ostmise nagu kogemus just mobiilist. Ja siis, kui me mobiiliga nagu enam-vähem rahuldava tulemuseni jõudnud, et siis me hakkasime vaatama, et kuidas see võib olla tahvelarvutis püsti või portreena, või kuidas see võib olla juba siis laial, ma ei tea, 27-tollisel mingi suurel monitoril skaleeruda ja siis seal meil oligi ütleme, et suure ekraani peal alati lihtsam asju laiali paigutada, et seal on alati ruumi, aga mobiilis disainimisel on natuke osaliselt võib-olla piltliku nagu läbi luku auguda, mõningid asju nagu paika sättida ja seal tõesti jah, sealt pihta hakata. Vabandust, mis selle veebilehe nimi oligi? Jah, Upgrade, üles hästi, liitsõna, Ma tegelikult käisin seal, aga mul hetkel läks nagu meelest ära ja samuti meeldis mulle see, et sa ütlesid 60 pluss ja ma hakkasin mõtlema, et ma olen 54 juba, et vupsi, ma olengi varsti 60 pluss. jah. Aga Upgrade, ma mõtlesin ka võtta siin kohe ette, et tegelikult ongi kohe nagu huvitav jutu juurde seda vaadata. Ta vaatab samal ajal saates praegu seda. Et tõesti on nagu mõnus vaadata. Ma ei tea nüüd, kuidas minu telefon nagu suhestub mingite kõige vingemate telefonidega või kõige kehvemate telefonidega. Igal juhul seda ma tean, et vahet pole, mis telefon on, siis kui sa juba telefonidest juttu tegid, siis kas peaks enda veebi mobiilivaadet optimeerima vanematele seadmetele kui näiteks 5-6 aastat? Mis sina arvad? Ma arvan, et ikka peaks, seepärast, et kui nende tegelikult ainukene suurem teema on ikkagi tänapäevase laadimiskiirus, et veeb koosneb programmi jupikestest, meie nimi on nagu JavaScriptid ja need on nagu veebilehekülje laadimiseks tavaliselt siis nagu koormavad ja mida rohkem nagu sellist, nagu öeldakse, puhast ja õhukest HTML ja CSS-i nagu produtseeritakse, siis kui serverist tuleb infotelefoni, tekitab pildi, et mida vähema faili kaaluga see on, et seda parem see on. Ja see lähebki nagu vanemate seadmete poole. No siin on ka küsimus mingisugustes tehnilistes uuendustes, mida võib-olla vanemad telefonid, mis kasutavad vanemaid brausereid, võib-olla ei võta. Nii et sinu vastus on ikkagi, võiks olla ka vanematele seadmetele kätte saada. Ja ei ole ka suur saladus, et siin noored toredad inimesed annavad oma vanu telefoni siin emadele ja vanavanematele, ja nemad tahavad ka võib-olla mingit, ma ei tea, piletit osta või mingisugust käekotti endale sünnipäevast kuskil teepoest osta, kuna see on nendele jaoks mugav, nad ei pea enam 3 bussiga kuskile Tartu kesklinna kaubamajja sõitma, vaid rahulikult teevad seal kuskilt rõdu pealt ja maksavad Smart ID-ga ja kõik on okei. Kusjuures siin oli just 60 pluss. Ma rääkisin eile oma tulevase naabriga, kes ehitab üle tee nagu oma maja, hakkab ehitama ja võtsid seal võsa, ma käisin juttu rääkimas ja siis tema ütles sihukese toreda asja, et muu hulgas, et tema ema, kes on 84-85, et nad pani temale sisse selle järelvaatamisega televisiooni
nagu selle boks ja ma ei tea, mis sinna kõik käib, ehk siis järelvaatamisteenus ja ema, kes on 80 pluss, on sellega niivõrd ära harjunud, et ta nagu muud moodi ei kujutagi ette ja see point tema jaoks oli selles, et ta peab täpselt kellaajaliselt minema vaatama ühte konkreetset saadet, aga nüüd enam ei pea, vaid ta saab seda ära vaadata, lisaks ta saab ka reklaame skipida. Nii et ja sinna juurde muidugi ta mainis ka seda, et see ema kasutab samamoodi interneti ja arvutit väga edukalt, nii et selle meie tänane aeg on niivõrd kiiresti muutunud, et kui me räägime nagu strateegilisest veebide tegemisest ja räägime ka sellest, et millised peaksid olema nagu need detailid, siis tegelikult kohutavalt oluline on see, et enam ei ole olemas 80-aastast inimest, kes 100% ei kasuta arvutit, ka 100% ei kasuta nagu telefoni, nutitelekat, kõiki nutiasja, vaid nad kõik kasutavad, mis omakorda tähendab seda, et ekraan tuleb ümber mõtestada, et see peab olema nagu nii 18-aastasele kui ka 88-aastasele inimesele kättesaadav, et siit tulebki nagu ka võib-olla vastus, nagu osaline vastus järgmisele küsimusele, järgmisena me puudutame nagu inimest veebis, aga ikkagi graafilised detailid, siin me sinuga koos sattusime esinema Äripäeva poolt korraldatud UX konverents oli ja seal sa tõid sisse sellise elemendi nagu Google'i kontrastsus suhe. Ja ma seal päris paljusid veebe torkisin päris nagu mainekaid. Ja see on siis tegelikult, no ma võib-olla lähen kõigepealt ajast tagasi, et umbes ma olen 6 aastat tagasi või 2015 kandis, tegelikult Google ütles, et kui sinu veeb ei ole mobiilisõbralik üldse, siis me surume ta tuimalt otsitulemustes nagu allapoole. Seepärast, et nende vaates oli esimene ligipääsetavuse ämber see, et sa mobiiltelefonis hakkad arvutivaadet vaatama ja siis su tekstid on ülipisikesed ja kribud. Ja Google ütles, et see ei ole okei. Ja siis ta hakkaski need veebi alla lükkama ja siis oli siis suur nagu mobiiliveebide tegemise buum ja et ilmselt sa ka olnud ja näinud seda. Nii, ja nüüd järgmine laine, millega Google on küllaltki suur ligipääsetavuse eest nagu võitleja, et siis nad ütlesid järgmine asi on see, et tõesti, et kui sinu veebilehel kontrastsussuhe on väiksem kui 1,4,5-le, ehk siis kirjutatakse 1, siis kool on 4,5, et kui alla selle on, et siis Google samuti võib otsustada sinu veebiotsi tulemuses nagu alla lükata ja ainuke viis siin nagu üles tagasi saada on see, et sa pead lihtsalt neile selle kliki eurot maksma või mitmeid eurosid Google'i puhul kindlasti ja siin tõesti väga lihtne nipp on see, et nii Google Chrome'is brauseris kui ka Edge'is, kui vajutada paremast hiire nuppu, on Inspect Tools ja seal on üks siuke roheline nooleke paremal üleval ja sellega saab inspekteerida oma veebielemente ja siis sa põhimõtteliselt sul juba on tunne, et milline tekst võrreldes taust võib olla natuke liiga pastelne. Mine tekst on liiga pastelne võrreldes taustaga. Kas see ongi see kontrastsussuhe? Et see võib-olla termin jääb kuulajale ka natuke ebaselgeks. Et siis, et tekst, ütleme meil on tekst võrreldes taustaga ja tegelikult võib see 2 olukorda täitsa olla. Võib-olla niimoodi, et näiteks tekst on suur hele hall, mida väga paljud disainerid armastavad nagu palavikuliselt. Mul on siin lahedat hele halli, et must on siuke robustne ja ma ei tea, kole tükat nagu tõrv. Aga tegelikult Google'is kohe kolinal kukutakse selle hele halli ülekasutamisega kontrastsussuhtest läbi, eriti kui ta on nagu kas tekstide taustal või tekst on hele hall ja valge tausta peal, on klassikaline viga. Igasugused üks siuke ämber, kui kolistatakse otsa, on ka tegelikult roheline osta nupp, mille sees on sõna osta või midagi taolist. Ehk tegelikult selline nii-öelda Boldi roheline tegelikult Google'i mõttes on ka ei ole kontrastsussuhtelt ei küündi 1,4,5-le, et seal on nagu natuke teisi viise, kuidas seda kujundada, seda nuppu. Ja siis ja teine asi, mida tihti ka juhtub, on see, et tegelikult tekst on iseenesest kontrastne, aga taust on hästi tume ja tihti on see jalustes. Ma olen näinud, jalustes on suht tumehallid tekstid, aga jaluse taust on peaaegu must või nagu täitsa hall ja siis sul on nagu tumehall tekst ja põhimõtteliselt must taust ja Google'i jaoks kohe kontrastsussuhe on paigast ära
ja ta lükkab selle veebilehekülje, noh, võrreldes samaväärsetega, noh, ma ei tea, sa guugeldad, ma ei tea, rulluisud ja kuigi sul on väga hea SEO ja kõigi asjadega see veebileht nagu enam-vähem korda tiimitud, aga kontrastsussuhe on nagu maha magatud, siis kellegi teise konkurendi SEO võib nagu ette trügida, kuna sul on kontrastsus nagu fail'id on nagu veebilehel. Aga neid õnneks saab selle Inspect tool'iga rahulikult nagu ära vaadata. Või noh, võtke ühendust, ma võin ka siis mingi kiiresti öelda, kuidas teha. Nüüd, kui me tuleme veel korraks puudutame seda küsimust, need detailid ja see kogu see graafika, siis siin on väga hea point, mille sa välja tõid, mis ongi see, et tegelikult võib-olla sellest meeletust ilust ja sihukestest tundlikest üleminekutest ennem peaks nii-öelda kõik tekstid ja kõik nupud ja pildid olema siis kõikidele ekraanidele nähtavad ja ilusti kergesti loetavad ja siin veel kord tuleme tagasi selle 83-aastase ema juurde, et noh, ma arvan, et mina ei ole selline füüsilise töö tegija, eks ole, aga ütleme, et kui on olemas 45-aastane mees, kes terve eluaeg on teinud füüsilist tööd, et ja ostnud omale nutitelefoni, tegelikult siis tema näpud on ilmselgelt nagu tunduvalt jässakamad ja jäänedamad. Ja noh, minul on ka praegu juba raske pöialdega trükkida, sest et ikkagi mingil määral need pöialdad on natuke suuremaks ja kui minu pöial katab kinni mitte ainult selle lingi, mida ma peaks klikkima, vaid kõik 3 linki, ehk siis enne seda ja pärast seda ühe lingi, siis järelikult, kui ma iga kord, kui ma pöidlaga vajutan, siis ma vajutan suht huupi jah. Nii et tegelikult kui me räägime uuesti veel kord nagu detailides, siis tegelikult see Google'i kontrastsussuhe on minu meelest väga õige, sest väga paljudel on ka selline nägemine ei ole enam nii selge kontrastsusnõue ja teine on siis see, et peab olema kõikidel seadmetel nähtav, aga elementide vaheline kaugus, nagu sa rääkisid, et tegelikult üks lihtne nipp on see, et näiteks sul on, ma ei tea, mingisugune muuda nupp kuskil rea lõpus, et siis sa kõrval on mingi teine link näiteks, ma ei tea, vaata lisaks, siis see ei pane neid nagu millimeetri kaugusel üksteiseks, vaid mõlemile tekitad siis nagu ruumi ümber, ehk siis nagu disainerite keeles tekitad õhku ümber elementide vahele, et siis samamoodi ka naised, kellel on hästi pikad küüned, et siis nad vajutavad selle sõrme äärega ja sõrme küljega ja siis nad tihti võivad 3 lingile korraga vajutada. Et muuda, kustuta ja vaata lisaks. Ei tea. Nii, aga kuna me saade venib hästi pikaks, siis tegelikult mul on üks küsimus veel ja üks teema veel, mida ma tahaksin enne lõpetamist ikkagi läbi käia ja see on nüüd see inimene veebis ja et me oleme nüüd nii palju rääkinud sellest, et kuidas seda ikkagi veebi teha, aga kas sul on ka nagu mingisugust sellist ülevaadet, et mida see inimene sealt, mida inimene nagu veebist otsib või tegelikult kõik veebitegijad ju tahavad, et neid nagu leitakse. Ka ta veebi seest otsib. Mida ta sealt veebist nagu tahab? Jah, et selles mõttes, ütleme, et kui inimesed tavaliselt guugeldavad, neil on midagi puudu, ja siis laias plaanis, et on puudu, ma ei tea, kui mul tundub, et on 2 asja, et kas on mingisugune asi on puudu, mida sa käes hoiad või mingisugune teenus on puudu. Noh, teenus võib olla näiteks lapsele arstiaeg, lapsele nahaarsti mingi broneerimine, teenus. Ja siis see tegelikult hakkabki nagu vajadusest pihta, võib-olla saate kuulajatele, siis ütlen ka, et kui programmeeritakse veebe, siis alati see vajadus sõnastatakse millegi, mille nimi on inglise keeles use case, ehk siis eesti keeles kasutuslooga ja kasutusloo sihukene ülesehitus on 3 osaline tavaliselt, et kasutajana see ja see, mul on vajadus see ja see, et oleks mingi tulemus. Kasutajana see ja see, mul on vajadus see ja see, et oleks mingi tulemus. Ja siis ükskõik, mis veebi ma, ükskõik kui kallist, ükskõik kui keerulist, ükskõik kui, et alati see disain peab nagu sellele küsimusele siis nagu mingi vastuse andma. Ja see on loov protsess, loov juht on ja. Et kuidas see siis kompositsioonina kokku panna ja tegelikult, kui ma ütlen, et näiteks mul on vaja tõesti nahaarsti aega lapsele ja guugeldad ja siis tegelikult sa tahaksid leida veebilehekülje, kus on nahaarstid, kus saab broneerida, kus on kalender, sa saad kinnituse saada, et aeg on nagu olemas näiteks. Või on teistpidi, et sul on, see on nagu teenuse ots või ütleme, see on toodet vaja, et sul on mingisugune muruseemet vaja, sul unustasid seal külvata või midagi ja siis lähed, muruseeme, e-pood,
muruseemned, võrdle muruseemneid, see on selline muru, see on pikem muru, see on lastele mängimiseks, ostukorvi, tahaks lihtsalt ära osta ja maksta, ma ei taha kontot teha, ma ei taha uudiskirjaga liikuda, ma ei taha neid cookie bannerites seal oma aega veeta ja nuputada, et kuhu ma peaks siis vajutama, et mind välistatakse mingisuguse muruseemnete tagaajamisega läbi üle kõigi Facebooki wifi feedide järgmisel 4 kuul. et noh, et nagu mõlemal juhul, mõlema näite, mis ma tõin, tegelikult inimene tahab oma selles väärtuspakkumise disainis on niisugune jobs to be done, JPD, et jobs to be done, ehk siis tema tahab oma tema tahab oma enda ülesand nagu ära täita, et on siis broneerida naharsti aeglapsele või ma ei tea, muruseemet e-poest osta, et ta lihtsalt leida kiiresti, osta kiiresti ära, kõik, eluga edasi minna. Keegi ei taha seal ja minu meelest see on väga suur vaem, sest saate alguses rääkisidki, et ühtpidi ma tulen mingis mõnusas e-poodi ja nagu uurin seal ringi, täna mul ei ole midagi vaja, et siuke hea tunne jääb, et siuke mõnus koht on konditsioneeritud e-pood, siuke mõnus, mugav, lõhnab hästi. Ja siis, kui on vaja, siis sa tuled sinna tagasi ja teed selle ostu ja täpselt samamoodi, aga kui tagasi tuled, teedki plaksti kiiresti selle ostu juba guugeldadki, ütledki upgrade, kasutatud iPhone 7, enter, veebilehele, nupule, paar klikki veel. Ja siis, e-poe checkout loomulikult on, enamik e-poodidel on seal ikkagi siuke pilla-palla ja suurem jama ongi olnud see, mul tundub, et on võetud ikkagi need e-poodide templiidid ja usaldatud, et see on nüüd hea asi, aga e-poodide templiidiloojatele on tegelikult olnud siukene mugavussoon, et paneme võimalikult palju välju, et kataks kõik kliendi vajadused ja siis need kliendid panevadki need kõik väljad ja siis checkout on tegelikult keeruline. Kohutult keeruline. Mulle tegelikult väga meeldis see, mis sa mängu episoodi alguses rääkisid nendest erinevatest mängudest, et üks on nagu ümber maailma, teine on võib-olla monopol, et tegelikult selle kliendi teekonna leidmine ja selle kliendi teekonna üle otsustamine, see tundub mulle nagu väga põnev ja see tegelikult sobib täpselt see ka osaliseks vastuseks sellele meie teemale, et mida see inimene veebist otsib ja aga tegelikult tõmbame selle episoodi nagu kokku, me oleme siin niivõrd palju rääkinud, tundub, et kõike juttu siis täna ei saa ära rääkida. Kunagi jätkuka tegema. Peamegi jätkuka ikka tegema, aga ikkagi, et anname sellele veebitegijale, sellele ettevõtjale, kes tahab omale veebi teha, anname talle nüüd sinu poolt siis 3 sellist kuulikindlat ja lihtsat nõuannet, et kuidas, mida silmas pidada, kui sa oma veebilehte teed, mis sa pakud, mis need oleks? Jah, et see võiduretsept on siis, mida mina räägin, ma ei tea, kes siis nagu teavad nagu Pareto reeglit, et siis mingi 20% valimit annab, või 20% tegevusi annab 80% efekti. Et siis need on nagu minu Pareto, et mis nagu veebiprojekti juures alati nagu edu toovad, siis ongi see, et esiteks, et tee selgeks selge ärivajadus, ja pane selle probleemile mingi hinnalipik külge. On siis nagu, ma ütlesin, kas on käibe puudumine, ma ei tea, kulud on suured, klienditeenindus on koormatud, või kõike saab kuni palgani välja rehkendada, et alati on mingi hinnalipik ja sellest hästi teadlik olla. Siis teine nagu võiduretsept on testi siis olemasolevat veebi või uut veebi, siis selle disaini siis lõppkasutajate peal enne programmeerimist. Olemasolevat või uut. Ja miks olemasolevat, et mõnikord olemasoleval on mingid head tükid, mis töötavad ja neid ei ole alati tark nagu prügikasti visata ja uuesti kõik disainida, vaid võtta kaasa need asjad, mis töötavad ja disainida mingid asjad paremaks, mis võib-olla ei tööta. Ja kui sa tühja koha pealt hakkad, siis ma saate keskel juba nagu rääkisin, kust inspiratsiooni saab. Ja kolmas siis, mis on hästi oluline, mis täiega minu meelest maha magatakse jätkusuutlikkuse mõttes, et kui veeb on siis ära disainitud ja ära programmeeritud, siis jätkadki nende kasutajateekondade ja mingi otsimootori sõbralikkuse ja muude asjade nagu mõõtmist ja selleks on sellised tööriistad nagu Google Analytics, Ahrefs, Hotjar, Matomo ja Google Search Console, mis ma nagu välja hüüaksin buzzwordid, aga jah, et see järelmõõtmine, et see on see, mis nagu tihti on tegemata jätakse ja siis
siis jah, kui seda ei tee. Veeb on valmis ja nüüd on korras. Jah, et nüüd põmm läheb, et töötab, aga ei nii ole. Kohe tuleb kõike hakata mõõtma ja samuti ka seda mõõduprotsessi seadistama kuni alates Facebooki reklaami klikkimisest kuni ostunupu vajutamiseni, et nii ongi. Siis ettevõtja vaates siis tuleks nii-öelda kas siis anda kellelegi ülesanne, hakata tegelema kõiki nende teemadega või siis palgata spetsiaalne inimene või siis tellida see teenus sisse kusagilt. Aga jällegi veebi ja üldse igasuguse abi suhtes rääkides, aga kuidas näiteks sinu teenuseid saaks tellida ja mida sina nagu pakud veel siia lõppu, et kuidas me kuulsime siin tegelikult sinu suust väga palju väga tarku ja selliseid kaasaegseid ja tulevikku ulatuvaid ideid, et mina jah, et küsimus, et kuidas ma saan aidata, et mina aitan ettevõtetel siis kiiremini kasvada Google'i disaini sprintide ja ka SEO keskse UI UX disainiga, eks SEO on siis guugeldamise sõbralik, otsimootori sõbralik ja mul meeldib eelkõige disainida suuremaid äriprobleeme koos selliste käega katsutavate mõõdetavate tulemustega ja siis kui mõnel kuulajal on mõni selline väljakutse, siis võtke ühendust ja minu kontakti leiab futurist.ee veebist, kordan siis futurist.ee ja siis räägime. Nii, sellega tõmbame tänaseks osad kokku, aitäh Andres Kostiv saatesse tulemast. Aitäh. Ja mina olen siis Uku Nurk, Turundustunni podcasti tegija ja loovmees. Kohtumiseni. Tšau.